Connecticute mehe katse eelmisel kuul ellu jääda muutub kiiresti tema elu eest põgenemiseks. Mulle tundub, et ma üritasin oma tüdruksõpra kaitsta, sest ta tõmbas relva välja ja ma kartsin oma elu pärast. Vähemalt nii ta ise räägib. Nii, et ta ütles, et keegi tõmbas relva välja. Ja siis ta sõitis siit minema. Ei, ta sõitis minema. Nüüd peavad politseinikud selle kaootilise olukorra lahendama. Okei, ma tegelikult ei tea, mis toimub, aga ma saan sind aidata. Ei, ta on seal. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Kui politseinikud Southingtonis, Connecticuti osariigis, reageerivad Taco Belli asukohas tehtud hädaabikõnele, ei ole neil täpselt taimu, mida nad leiavad. Nad näevad autot, millel on purunenud rehv ja kahjustused esiosas. Nad kuulevad naise ungumist ja saavad mitu teadet, et sündmuskohal on nuga ja relv. On 2023. aasta 23. august. Oleme Southingtonis, Connecticuti osariigis. Kell on veidi üle 23:15. Kui Southingtoni politseiosakonna ametnikud saadetakse kohaliku Taco Belli. Kuulsime teadet relva kohta. See mees tõmbas meie peale noa välja. See mees seal autos. See mees seal autos, jah. Ta ütles, et keegi selles autos tõmbas relva välja. See on minu auto. Ei. Hästi. Taco Belli töötajad ütlesid politseile, et läbisõidu klient, kelleks hiljem tuvastati 21-aastane Jonathan Jenkins, ähvardas neid ja ajas neid isegi noaga taga, kuna nad keeldusid talle tasuta toitu andmast. Aga Jonathan väidab, et asi oli hoopis vastupidi. Töötajad keeldusid väidetavalt talle tema eest makstud toitu andmast ning ütlesid siis, et toovad relva ja lasevad ta maha. Kui politseinikud püüdsid eristada tõde väljamõeldisest, eraldasid nad ka kõik, kes olid Jonathaniga autos olnud. Nende hulka kuulusid Jonathani tüdruksõber, tema vend Clifford ja üks tuvastamata sõber. Ja kui politseinikud kuulevad Jonathani versiooni juhtunust, saame teada, et see pole tema esimene kord. Politsei on temaga varemgi tegelenud. Teie 3, istuge sinna peale. Mina ka, eks ole, härra. Jaa. Võtke istet. Ma eeldan, et see on seotud mobiilse tellimissüsteemiga. Võtke istet. John, lihtsalt istu maha. Johnny, võta istet. Johnny, sa tunned mind. Sa tead, et ma ei tee nalja. Tõmbasite meie peale relva, härra. Jah, me vaatame selle üle. Kes tõmbas noa välja? Mitte keegi. Ma arvan, et see on võitlus. Oota, me kõik. Olgu. Hea. Me kõik oleme, kus on nuga. Keegi ei võtnud nuga välja. Ma vannu Jumala nimel. Jonna, viide minema. Jonna, sa lähed istud sinna saarele koos selle politseinikuga. Hei, mine tagasi autosse ja istu maha, palun. Palun. Jari, kontrolli ta läbi. Veendu, et tal poleks nuga. Ma tahan oma ema. Mis toimub? Kuule, nad tõmbasid välja noa või relva. Okei, kumb siis? Taco Belli inimesed. Kirjelda inimest, kes seda tegi. Istu maha. See oli nagu tüüp, kellel oli nagu... Lühike, ma lihtsalt kontrollin sind, eks? Kas sul on mingid nuge kaasas? Ei, mul ei ole. Mis sul taskus on? Näita. Ei, ma vannun Jumala nimel. Okei. Kuidas nägi välja inimene, kes sulle relva näkku suunas? Kes? Vaata siia, räägi minuga. Tal olid nagu tätoveeringud. Tätoveeringud, okei. Ja nagu tal oli õigus, ma proovisin oma tüdruksõpra kaitsta, sest ta tõmbas relva välja ja ma kartsin oma elu pärast. Muidugi. Ja siis? Kas ta sihtis sellega sinu poole? Kuule, ta jooksis oma auto juurde, eks? Kui ma hakkasin minema nagu pöörama. Ta oli niimoodi. Noh, ta jooksis ja siis ta haaras relva. Ja ma tahtsin minna teist teed, et seda vältida. Et minna ringiga ja ma sõitsin küljega otse selle äärekivi nurga vastu. Siia on osa sinu autost siin. Jah, see on mu tüdruksõbra auto. Ja ma ei mõelnud seda nii, ma lihtsalt üritasin meie elu päästa. Nad tõmbasid relva välja. Ma päriselt värisen, härra politseinik. Ma kardan oma elu pärast. Ma ei tahtnud, et mind lastakse. Ma saan aru, kuidas see juhtus? Miks keegi... Sest ma läksin autoteenindusse, kuna me tegime Taco Belli tellimuse, mobiilitellimus. Ja me helistasime, et veenduda, et see on olemas. Ja nad üritasid öelda, et seda pole. Nii et me läksime läbi drive-in'i ja nad tegid meile selle pärast probleemi. Nad olid meiega väga ebaviisakad. Nad hakkasid meie peale karjuma. Ma sain vihaseks ja ütlesin, et minge kuradile. Siis sõitsin drive-in'ist läbi. Nad tulid uksest välja ja ootasid meid, seistes niimoodi. Ma peatusin ja küsisin, mis toimub, mis värk on. Ja ma hüppasin autost välja, astusin välja viisakalt niimoodi, seisin seal. Ma küsisin, mis toimub. Ja teine tüüp läks ümber nurga. Ma kõndisin selles suunas, et joosta, et näha, mida ta teeb. Ta jooksis sinna halli auto juurde. Siis see on nii? Ja see sinine, mis on otse Taco Belli vastu pargitud. Brunch Goes võtab autost midagi. Ja ta niimoodi kummardub. Nii, oma ukse taga.
nagu näitasin, okei. hästi. Nii et siis ma kiirendasin. hästi, istu siia. lihtsalt jää siia, eks. samal ajal räägib teine politseinik Jonathani sõbraga, kes näib olevat valmis politseile juhtunust üksikasjalikult rääkima. Meil ei ole sellega mingit pistmist. Me üritasime Johnile öelda, et ta ei hüppaks autost välja. Olgu. Me üritasime talle öelda, et ta rahuneks, sest asi ongi nii. Esita mobiilitellimus Taco Bellis. Ja mingil põhjusel ma arvan, et see ei ilmunud nende ekraanile. Nii et Jaan, mõtlesin, et mine läbi autoteeninduse ja vaata, kas nad saavad midagi teha. Näiteks näita neile Cash Appi kviitungit, et see läks sinu telefonis läbi. Ja see võis lihtsalt olla viga. Ja siis ta ütles, Noh, me ei saa midagi teha. Ma ütlesin, John, see ei ole seda väärt. Ainult $30. Ja siis hakkas ta nendega tõesti valjult rääkima. Ja mõtlesin, John, see ei ole seda väärt, mees. Ja siis tüüp hakkas Johniga ülbitsema ja siis ütles Chad, et me ootame ees. Ja siis nad tulid uksest välja. Ja siis ta ütles, ma ütlesin talle, et ta lõpetaks. Ma ei saa tema tegudele kontrolli hoida. ta tõmbas teda. kolmas politseinik oli Jonathani tüdruksõbra Jana juures. Ta ütleb, et Jonathan oli tema autot juhtinud ja ilmselt kiirustades sündmuskohalt põgenema, sõitis ta vähemalt ühest äärekivist üle. Nüüd räägib Jana telefonis oma emaga ja palub tal Taco Belli juurde tulla. Raune! Aida, ma ei näidä. Tere! Mis su nimi on? Preili. Preili, mis teie nimi on? Ja se on minun auto. Kas saate paar korda sügavalt hingata? Kas vajate kiirabi? ma ei suuda. Ma ei suuda. Ei! Meid on umbes 7. Ma ei suuda uskuda, et me tulime tagasi. Ei, jää nüüd lihtsalt siia. Ei, sest ma arvan, et ma tean, millest nad räägivad. Olgu, ma tegelikult ei tea, mis toimub, aga ma saan sind aidata. Mis see on? See lõppes. Kas sa saad talle tagasi helistada minu eest? Ja ma ütlesin, et helista 91. Sa helistasid numbrile 911. Ma ju ütlesin sulle. Vabandust, mis su nimi oli? Sa ei öelnud. Mitmed restorani töötajad ütlevad politseile, et nad kahtlustasid, et Jonathan ja tema sõbrad üritasid kasutada levinud petuskeemi, et tasuta toitu saada. Aga olukord eskaleerus kiiresti. Kas sa tahad mulle seletada, mis juhtus? Õige, nad tuli varem, eks. Nad ütlesid, et ma andsin talle tema esimese tellimuse. Yeah. Andis talle tema esimese tellimuse. Andis talle kõik. Ta küsis veel ühte tellimust. See ei ole minu arvutis. Kui sa teed mobiilitellimuse... Saad lihtsalt Johnil silma peal hoida. See on avaldaja auto. Jaa, see on minu auto. Jaa. Boom! Nii, et ta tuli tagasi. Me hoolitseme oma klientide eest. Jaa. See mees siin märkas, et seal oli veemüts auto. Kuule. Nad olid just siin. Kui ta kohale jõudis, oli ta nagu... Kuule, hakkas tellimuse pärast pöördesse minema. Me olime nagu, vend, vaata. Ainus, mida me teha saame, on proovida seda sulle leida. Ta hakkas hulluks minema. Kas sa kuulsid? Ära tee seda. Milline inimene? Juht. Kaassõite istmen, see... Mida juht tegi? Kuidas apteek välja nägi? Kas sa mäletad? Punased dressipüksid. Punased dressipüksid. Vauhe, okei. Ja tema tüdruksõber oli see paks tüdruk kõrvalistmel, sest ta oli jaad täiesti välja sirutanud. Punased dressipüksid. Ta vehtis kätega kindlasti. Ta rääkis tellimusest. Nii et me ütlesime, kuule, näita meile oma telefonist, et seal on kirjas kuninganna Guishi. Seal on kirjas Guishi, aga ta ei taha meile näidata. Nii et me ütlesime talle, kuule, su suhtumine, me ei vaja seda üldse. Nii et asi on selles. Need inimesed lihtsalt üritavad tasuta toitu saada. Jah, ei. Ja et nad teeskavad, nagu nad mängiksid veel natuke. Me peame sellega kogu aeg tegelema. Nii et... Nagu ma ju tunnen teda. Ma tunnen teda, nii et ma tean, et ta on alati selline. Jah, ta ongi.
mis siis juhtus, et te politseisse helistasite? Mis täpselt toimus? Ta üritas politseisse helistada, ta üritas ukse juurde tulla. Ja, ta üritas tulla, nagu ta tahaks sisse tulla, nii et avasime ukse. Ja ta tuli välja ning tõmbas selle noa välja. Siis ma sõitsin talle otsa. Kuidas nuga välja nägi? On lihtsalt küsi. Tara oli must, okei. Ja see oli see härrasmees punastes dressipükstes? Autojuht. Okei. Ja tal olid jooksuriided seljas, sa mäletad seda nii kiiresti? Jah, kõik juhtus nii kiiresti, ta tõmbas maa välja, ma jooksin oma auto juurde. Kas sa tahad, et talle esitataks süüdistus? Nii et me lihtsalt ta üritas tasuta toitu saada. Me teame, mille skeem seisnes. Me proovisime küll. Ja mida ta ütles, kui ta noa välja tõmbas? Midagi. Või lihtsalt tõmbas noa välja? Jah. Ta ilmselt tahtis rääkida sellest, aga ta lihtsalt tõmbas maa välja. Ma sain teada, jah. Kui ma seda nägin, jooksin oma auto juurde. Kas te ei pahanda, kui ma kiiresti teie andmed võtan? Teie eesnimi, teate küll, perekonnanimi, sünnikuupäev, härra. Kas te olete Connecticuti elanik? Millisest linnast te tulete? Hästi. Olen kindel, et siin saab olema rohkem kui üks kuradi rida, nii et ma vaatan, kas ma leian teid natuke lihtsamini. Ja siis teie parim telefoninumber, härra. 41. Tere, kutid. Tulge nüüd. Seda sa saadki. Jah, ta ütles, et keegi suunas talle relva. Fla. Ja siis ta sõitis siit minema. Ta sõitis minema, sest ta tegi seda ja just nii, nagu ma talle ütlesin, paras talle. Ma olin auto juures väljas. Teine klient ütles midagi stiilis. Hei, ja siis ta hüppas tagasi oma autosse. Ta hüppas tagasi oma autosse, sest siin olid inimesed. Ja ta oli peaaegu BMW-l otsa sõitnud. Pärast kõigi asjaosalistega rääkimist hakkavad politseinikud kõike kokku panema. Kujuneb pilt sellest, mis tõenäoliselt juhtus. Ta ütleb seda. Ta tuli siia, et see ära võtta. Nad ütlesid, meil ei ole sinu jaoks tellimust. Ja siis läksin nad sõnelusse. Ma arvan, et keegi mulle lähedane. Ja nad kavatsesid lihtsalt lahkuda. Kui nad edasi sõitsid, tagurdis järgmine grupp. Ja siis nad tulid autost välja, nagu oleksid valmis kaklema. Ja siis kes iganes autost väljas ütles, et nad nägid Taco Belli töötajat oma autosse minemas ja midagi haaramas ning siis tagasi jooksmas. Ja siis nad kihutas minema, tead küll, nagu välk ja sõitsid üle äärekivi. Ja sellepärast ma parkisin, nii ta ütleski. See ongi põhimõtteliselt kõik. Need tüübid peetakse kinni või need tüübid ütlevad, meil on mobiilitellimus. Seda pole siin. Kas te saaksite lihtsalt meile toidu anda või midagi sellist? Ja need tüübid arvasid, et nad üritavad tasuta siia saada. Ja nad olid nagu, et sellist asja juhtub kogu aeg. Nii et nad ilmselt olidki, olenemata sellest, kas nad olid ausad või mitte, nad olid ilmselt nagu mis iganes, ma ei tea, minesid minema. Ja ma arvasin, et see on sellepärast, et nad ütlesid sama asja. Nad tulid tellimuse järele, seda polnud seal. Ei ilmunud välja. Ja siis võta samal ajal, kui sa oled nii. see seltskond tuleb Taco Belli ja tellib süüa. Nad tulevad koos tüdrukuga, 3 tüdrukut. Jah, kõik nad tulevad ja tellivad oma toidu. Okei. Siis tulevad nad mõne minuti pärast tagasi. See on jama, see on vale. Ja Taco Belli töötajad on nagu, me teame seda skeemi. Nad teesklevad, et midagi on valesti, et saada meilt tasuta toitu või midagi sellist. Ja nad ütlevad, kuulge, meile ei meeldi teie suhtumine, meile ei meeldi, kuidas te käitute, minge siit minema. Nii et nad sõidavad ette ja John otsustab autost välja tulla noaga ning kõnnib ukse juurde, ei ütle midagi ega tee midagi. Aga ilmselt kuulevad nad kedagi parklas karjumas ja kivutavad minema ning sõidavad vastu seda saarekest seal. Kui ma siia jõudsin, teatasid nad, et Taco Belli töötajad tõmbasid nende peale relvad. Minu arvates tahavad nad ilmselt lihtsalt kedagi oma saamatuses süüdistada. Ja tundub, et Taco Belli turvakaamerate salvestis toetab politseiniku teooriat. Kaadrid näitavad, kuidas Jonathani juhitud auto seisab autoteenindusakna juures. See hakkab eest ära sõitma, kuid tagurdab kiiresti tagasi peaaegu otsa sõites kliendile, kes just saabus. Väidetavalt kihutab Jonathan poe ette, kus 2 töötajat olid välja tulnud temaga rääkima. Aga kui Jonathan autost välja tuleb, on tal väidetavalt nuga käes. Töötajad jooksevad eri suundades minema. Ja Jonathan järgneb ühele neist mitu meetrit, enne kui ta tagasi autosse läheb ja minema sõidab. Ma mõtlen pärast selle video vaatamist. Ma arvan, et Johnny peaks meiega kaasa tulema. Ja ausalt öeldes see poiss, kellel olid see neetud kasteet, peab ka kaasa tulema.
ja see tähendab ohtliku relva kandmise ja või relvade sõidukis hoidmise, sest neid ei tohi ka autos olla. Aga selle saame me korda ajada, aga kas saaksid seda korraks hoida? Johnny, tee mulle teene, tõuse kiiresti püsti. Anna oma käed selle taha. Kas see on korras? Ei tee sulle haiget? Johnny, sa tõmbasid noa tema peale ja siis hakkasid teda jälitama, kui ta sinu eest taganes. Kui sa kontorisse tagasi jõuad, relv. Kui sa Heckfordisse tagasi jõuad. Saad anda kohalik ütluse. Mine tagasi siit kaudu, suur mees. Jäta oma auto maha. Peatu, peaaegu. Okei, jah, ma ei viska su asju ära. Mind lastakse vabaks. Noh, ma pean aru pidama, pean oma ülemusega rääkima. Ma tean, et sul on meiega päris pika ajalugu, Johnny, nii et ma mõtlen... Ja nad teevad seda nii kiiresti, ta sõna otseses mõttes ütles, et läheb jooksma. Noh, nagu mu ülemus ütles, saame kõik korda. Jonathani sõbrad ütlesid väidetavalt politseile, et Jonathan oli mingil hetkel noa ära visanud, aga ta ei teadnud kuhu. Politseiraporti kohaselt ütles Jonathan lõpuks politseile, et ta pani selle koti auto pagasiruumi ja nad leidsid selle täpselt sealt, kus ta ütles, et see on. Politseinikud pidasid kinni ka Clifford Schwartzi, keda kahtlustati noa omamises, mille käepidemeks olid nukiraud. Seda peetakse ohtlikuks relvaks, mida ei tohi kaasas kanda nagu tavalist nuga. Uurimise ajal saabus Jana ema ja suutis oma tütart rahustada. Ja kuigi Jana ei ole arreteeritud, tahab üks politseinikest veenduda, et Jana ja tema ema mõistavad, et olukord oleks võinud olla palju hullem. Ma lihtsalt mõtlen, et kui sa ütleksid, et sa üritad. Et Taco Belli toidu saamiseks. Okei, nii et põhimõtteliselt tulid sa siia, et Taco Bellit toitu välja võtta. Sa ütled Taco Bellile, et sul on veebitellimus. Taco Bell ütleb, et muidugi, näita meile tõendit, et sul on veebitellimus. Me teeme selle sulle hea meelega valmis. Sain aru? Nad hakkasid ühel hetkel suud pruukima. Ta hüppas välja ja tõmbas noa. Ma lihtsalt teen ringi nagu ikka. Ta ründas töötajat ja hakkas teda noaga taga ajama. Teie tütar teab paremini ja teab täpselt, mis juhtus, aga ta keerutab ka meiega. Okei, ta võib vabalt arreteeritud saada, sain aru. Ta üritab mitte oma puhkust ära rikkuda. Ei. Ma saan sellest aru, ma hindan seda. Aga ma mõtlen, see, et ta on hirmul, on ka suur asi. Ma ei arva, et sa peaksid talle ütlema, et ta rahuneks, sest ka teda võidakse selle eest arreteerida. Ta on sellest osa. Okei, nagu ma ütlesin, ma ei hoia sind kinni. Jumal, ei. Ma ei tahtnud selle teha. Ma lihtsalt tahan olla kindel, et olen valmis selleks, et see pole võimalik. Ei, ma mõtlen, ta norib oma tütre kallal selle eest, et ta ringi jookseb, et ta uurib, et ta väidab, et nemad on parimad. Jana nõustus andma politseinikele ametliku ütluse. Ja siis ta üritas veel edasi sõita ja siis ta peatus ning tuli autost välja ja ta sõna otseses mõttes ütles, et tal oli rehv tühi. Minu autol oli rehv tühi ja põrkeraud rippus küljes. Ja selleks ajaks jõudsite teie kohale. Kas sa arvad, et kui autol poleks olnud tühja rehvi, oleksid sa lihtsalt edasi sõitnud või oleksid sa seda ikkagi märganud? Kindlasti. Nii et sa ütled, et auto ei seisma ja ta ei saanud enam sõita. Edasi, jah, sest kui auto oleks veel liikunud, oleks ta edasi sõitnud. Aga... Selle aja jooksul, kui me saabusime ja hakkasime olukorrast aru saama, kas ta ütles sulle midagi, kas ta tegi midagi? Kas ta üritas läheneda ja ütles, et see pole tema süü, see ja siis üritas ta mind kohtusse kaevata. Ma ütlesin, et see ei hakka toimima, sa tõesti lihtsalt keerasid kõik tuksi. Täiesti tuksi. Ja ma lihtsalt hakkasin temast eemalduma ja ütlesin, tule autost välja. Okei, see ongi enam-vähem kõik. Las ma kontrollin üle, ega seal vigu pole. Ma loen selle sulle ette ja siis ütle, kas sobib, eks.
politsei esitas Jonathan Jenkinsile süüdistuse teise astme avaliku korra rikkumises, teise astme ähvardamises, esimese astme hoolimatu ohtu seadmise ja mootorsõiduki juhtimises ilma juhiloata. Kohtuandmete kohaselt tunnistati Jonathan Jenkins süüdi füüsilise ähvarduse tegemises ning katseaja tingimuste rikkumises. Kohtuandmetest ei selgu, kas ta pidi oma tegude eest vangis istuma. Tundub, et Clifford Schwarzile ei esitatud ühtegi väär- ega kuriteosüüdistust. Nagu üks poetöötajatest ütles, see on lihtsalt Taco Bell. Aitäh, et minuga sellel episoodil liitusite. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume siin taas homme uue juhtumiga.